Unikaalne disainvann koos mitte vähem unikaalse viimistlusega on täielikult valmis. Selle omahind on vaid $50. Selline vann võib olla viimistletud näiteks naturaalset marmorit meenutavaks või näha välja nagu tehiskivist valmistatud. Fantaasialend odavas selliste vannide viimistluses on praktiliselt piiramatu. Ma arvan, et sellise vanni valmistamisega saab hakkama igaüks, sest erilisi oskusi pole vaja. Nende garaaži tootmise võib isegi muuta ülitulusaks väikeettevõtteks. Väga hea tasuvusega, saades 1000 kasumit. Ei saanud läbi ka suurte ja väikeste apsudeta ja üldiselt tuleb projekti lõpp paljudele üllatusena. Seega, kui vaatate selle video lõpuni, arvan, et te kindlasti ei kahetse. Te ei korda vigu, mida on parem mitte korrata ning suudate vältida mõttetuid kulutusi ja liigset tööd, säästes veelgi rohkem. Kanalil Jasha Kosjaki laulud. Vaatajad saavad esimestena teada selle olulise teabe. Neid, kes sellest projektist veel ei tea, viin kiiresti asjaga kurssi. Ja neile, kes juba teavad, tuletan väga lühidalt meelde peamised punktid. Seega, kõigest järjekorras. Tere kõigile! Võtsin natuke Benopleksi. Benoplex on selline vahtplast. Muutsin lehelt mõlemalt poolt karedaks. 2 lehele kleepisin ühele poole ajutiselt krohvivõrgu. Võrguga kaetud hapraid lehti saab painutada. Kleepisin 2 lehte pikuti kokku ja märkisin ära soovitud vanni põhjalaiuse. Lõikasin kõverate lehtede alumised servad, et tagada nende kalle. Kleepisin kõverad lehed põhjalehtede külge. Paigaldasin ajutised tugipulgad. Lõikasin mõõtu ja kleepisin parema ja vasaku külje lehed. Kasutasin ära kõverate lehtede jäägid. Lihtsal viisil märkisin külgede ülemise joone. Lõikasin küljed kõrguse järgi. Väga kiiresti sain kerge konstruktsiooni, mille kujuga jäin rahule. Et anda paremale ja vasakule küljele veidi ümalust, kinnitasin ajutiselt 4 horisontaalset liistu liimvahuga. Et anda põhjale kalle vee äravooluks, paigandasin ajutiselt vertikaalsed liistud. Kalle tuli täpselt õige. Pöörasin tulevase vanni ümber. Segasin veekindluse segu valmis. Hüdroisolatsiooni kandsin ainult vuukidele, sest see Benoplasti tüüp, mida nimetatakse ekstrudeeritud polüstyreeniks, ise vette ima ega lase seda ka läbi. Aga poluretaanist ehitusliimvaht võib vett läbi lasta. Valmistan krohvivõrgust šabloonid ette. Kandsin peale armeerimiskihi, kasutades poest ostetud soojusisolatsiooni ja klaaskiudvõrku. Pärast segu tahkumist suurenes toote tugevus, kuid servad ei olnud veel piisavalt tugevad. Kandsin siseküljele hüdroisolatsiooni. Valmistasin uuesti klaaskiudvõrgu lõiked ette. Tegin seestpoolt armeerimist. Armeerimiskihi paksus on vaid mõned millimeetrid, seetõttu kulus segu väga vähe. Parandasin ühe serva kuju. Ajutise lauaga, mis paigaldati, kuni kiht oli veel värske. Kui segu oli tahenenud, pöörasin vanni ümber ja hakkasin pinda viimistlema tsemendipahtliga. Pärast pahtli kuivamist kandsin välispinnale poe viimistluskatte, mis koosnes värviliste liivade segust, mis oli segatud akrüülalusele. Väga kiiresti sain sellise ilusa tulemuse. Saabub tõehetk. Valan vett sisse. Selle vanni korpus läks mulle maksma vaid $30. See on ainult 2500 ehk 2500 Vene rubla või ainult 90 meie Valgevene rubla. Viimistlusele otsustasin kulutada mitte rohkem kui 20 taala. Minu vanni põhjas on koondunud enamik liite kohtadest. Ootan paar tundi. Lekkeid ei avastanud. Seetõttu, et mitte asjatult palju vett raisata ja mitte vaeva näha selle väljatoomisega, kuna äravoolu veel pole, pidasin esimese katse läbituks. Altpoolt lekkeid ei märganud, seega ei tohiks ka kõrgemal lekkida. Krundin vanni seespoolt. Ootan, kuni krund kuivab ja hakkan pinda viimistlema tsemendipahtliga. Just nimelt tsemendipahtliga, mitte kips ega akrüülpahtliga, mis kardavad niiskust ja lähevad veega kiiresti kasutuskõlbmatuks. Väga üksikasjaliku videolingi kõigist selle vanni disainkorpuse loomise etappidest jätan selle video alla. Kui te pole seda veel näinud ja soovite kõiki üksikasju teada saada, võite seda vaadata. Loomulikult pärast selle video lõpuni vaatamist, sest arvan, et just selles videos on olulisem teave. Kannan peale esimese pahtlikihi. Selles vanni korpuse videos pöördusin sisetööde kohta nõu saamiseks kanali Pesni Jashi Kosjaka vaatajate poole. Selle video kommentaarides pakkus hooliv rahvusvaheline kogukond palju nõuandeid ja lahendusi.
Pärast esimese kihi tavelemist kannan peale teise pahtikihi. Pinna siledust saavutamiseks kasutan laiu pahtilabidaid. Kruntin tahenenud pinna. Kolmanda kihiga parandan ainult alles jäänud vead. Maksimaalse hulga lahendusi pakkus välja tellija Kirill Moskvast, kes on juba ammu saanud mitte ainult kanalisõbraks, vaid ka minu sõbraks. Tsemendipahtliga oli isegi mugavam töötada kui kips- ja aklüülpahtlitega. Ela ja õpi. Nii et sõber Kirill lihtsalt uputas mind nõuannetega. Esimene idee oli valada vann akrüüliga, mida kasutatakse vanade vannide restaureerimiseks. Teine idee oli katta vanni sisemus paksu armeeritud betooniga. Veel üks variant oli katta see epoksüüdseguga või panna epoksüüdile looduslikke kivikesi. Katta e-mailiga mitmes kihis. Kleepida peale puiduimitatsiooniga vinüülkile, kasutada PVC kilet, mida kasutatakse basseinides, paigaldada mosaiikplaadid ja täita vuugid epoksüüdseguga. Hankida veidi e-maili Nogomselmašist ja samal ajal näidata, kui kvaliteetse värviga värvitakse meie Valgevene kombaine. Vann katta õhukese puiduspooniga ja lakkida, katta linooliumiga. Viimistluses kasutada mikrotsementi, kaunistada jõekarbiga. Printida 3D printeriga, mosaiik ja viimistleda vann sellega. Kui sisemine osa kuivab, keeran vanni külili. Arvan, et peaaegu kõik variandid, mida pakkusid nii Kirill või ka teised hoolivad vaatajad, on põhimõtteliselt elujõulised. Aga enamik neist on kas kallid, väga töömahukad, muudavad toote palju raskemaks või kõik need korraga. Alguses üritan pahtit siluda pahtilabidaga, seejärel lihvin abrasiivvõrguga hõõrutisega. Krasnoderevšiku või mosaiigi kunstnikuks saada ma ei taha. Piisab mulle juba disaineri ametist. Eelmises videos vannikorpuse kohta katsin ostetud värviliste liivade baasil valmistatud seguga ainult ühe poole. Seda viimistlusmaterjali müüakse meil ainult suurtes pakendites. Sellega viimistlesin meie liupäravat Benopleksist. Natuke jäi üle, aga kui seda spetsiaalselt vanni jaoks osta, siis jätkub seda 10 vanni jaoks. Või jääb palju üle. Ka ülejäänud materjali pole kellelgi vaja. Vanni teise poole otsustasin väljast viimistleda marmorina. Määrdunud kipsplaaditükk näitas selgelt, et marmoritehnikasse tasub põhjalikumalt süveneda. See on ju eksperiment, mille käigus on soovitatav erinevaid variante proovida. Ja ma leidsin videoid mingitest täiesti uskuvatutest meistritest, kes on pärit kuskilt idast. Püüan uurida ja mõista esmapilgul täiesti lihtsaid võtteid. Pahtlist marmori tegemisel ei ole ma originaalne. Minu kolleegid, blogijad ja isetegijad on seda odavat kuid efektset hiinistusviisi juba oma projektides kasutanud. Võib-olla olen ma originaalne ainult selles, et kavatsen esimesena maailmas kanda selle katte oma tehtud vannile, mis koosneb 90% ulatuses Benopleksist. Aga mulle meeldib olla esimene maailmas. Ma leidsin oma varudest vajaliku laiusega vana pahti labida ja hakkasin harjutama liigutusi, mida nägin kasulikest idamaiste meistrite videotest. Selle vana pahti labida koos teiste labidate ja veel mõne tööriistaga jätsid meie saali remondiks palgatud töölised, kes töötasid 1,5 päeva, said ettemaksu ja justkui lihtsalt kadusid kuhugi, jättes isegi oma kummist lätud maha. On näha, et see pahtilabidas on silunud või võib-olla hoopis ära rikkunud 100 ruutmeetrit pinda. Selles peitub ilmselgelt nähtamatu tööjõud, mis peaks mind aitama. Sellele ma väga lootsin. Aga mis siis, kui tullukad röövisid need viimistlustöölised tegelikult ära? Meie postsovetlikus ruumis oleme nii harjunud sellega, et pärast ettemaksu kaovad ehitajad väga tihti ära, et tõelise ohu korral ei pruugi me piisavalt tähelepanelikud olla. Ilma, et me üritaksime neid tullukate vaenlaste käest päästa, sest oleme kindlad, et süüdi on hoopis roheline madu. Oma esimeses ise tehtud marmorist otsustasin kasutada ainult musta pigmenti, piirdudes vaid halli varjunditega. Kõigepealt otsustasin tõmmata joone, et kontrollida ja korrigeerida orientatsiooni. Muidugi ruumilist orientatsiooni. Selle joone järgi püüan spaatliga liikuda. Kõik teavad, et paljud loomeinimesed joovad tihti ja palju. Ja mulle tundub, et ma saan aru, miks. Jooval inimesel on selliste looduslike joonte loomine palju lihtsam kui karskel. Ainult kained inimesed tõmbuvad kõige sirge ja korrapärase poole. Ma ei joo eriti tihti, seetõttu tuli mul see joon ka üsna keskpärane. Esimene teadaolev keraamiline vann ajaloos. See leiti Indiast. See on 5500 aastat vana. Järelikult armastasid vennad indialased mitte ainult Kamasutrat. Pompeis kaevamiste käigus leiti proksist vann. See VPS vann ei erine oma kujult eriti oma eelkäijatest.
Vannid said suure leviku Roomas. Egiptuse kuninganna Kleopatra armastas väga veemõnusid nautida. Mitte ainult vees, vaid ka piimas ja taimeteedes. Euroopas peeti keskaegadel pesemist patuks. Inimesed pesid end väga harva. See tõi kaasa kohutavad epideemiad. Olen kuulnud, et ka tänapäeval pole seal olukord eriti paranenud. Osmanite impeeriumis armastati vanne. Sageli tehti need marmorist. Vana-Kreekas võeti vann istudes. Naistel täideti vann kuuma veega, meestel aga külmaga. Võib-olla püüti sel viisil piirata sündimust. Venemaal hakati vanne massiliselt kasutama 15. sajandil. Alguses tehti need puidust. 17. sajandil asendati need metallipuuduse tõttu terasvannidega. Peeter Suure valitsemisajal ilmusid malmvannid. Need olid väga kallid ja kättesaadavad vaid vähestele. Taskukohaseks muutus vann alles sajand hiljem, sisuliselt üsna hiljuti. Seetõttu mõtlesin innukalt, et tegelen väga hea asjaga. Püüdsin muuta juba disainitud, marmoriga kaetud vanni kõigile kättesaadavaks. Kõik katsin pealt õhukese valge pahtlikihiga. Kes teab, võib-olla sajandi pärast räägitakse kuulsusest, et Jaša Koššak, suur Valgevene ehitusmeister, näitas kogu maailmale, kuidas teha disainvann vaid 50 Ameerika dollariga. Sellepärast mulle füüsiline töö meeldibki, et igasugused mõtted tulevad tähe. Jäi üle segatud pahtlit, nii et selleks, et see niisama raisku ei läheks, jätkan harjutamist. Tsemendipahtli eripära seisneb selles, et seda on mugav töödelda esimese 3 päeva jooksul pärast pealekandmist. Seejärel muutub selline pahtel väga kõvaks ja kivistub nagu kivi, nagu betoon. Aga betooni tugevus ongi see, mida meil vaja on. Ja see ei ole sugugi tsemendipahtli reklaam. Alguses käisin kogu sisepinna üle abrasiivvõrguga. Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Seejärel võtsin kasutusele 180-se liivapaberi. Just sellist liivapaberit palusid mul osta need kadunud töömehed. Kui kavatsete minu kogemust korrata, kasutage kindlasti kaitsekindaid. Viimistlusmaterjalidega kokkupuutel võib nahk ärrituda. Tasemeks tegemise töö on väga tänuväärne, sest tulemus on kohe näha. See talv oli meie tavaliselt mitte eriti külmades Valgevene piirkondades väga karm. Väga vana koera tuleb sageli garaaži sooja lasta. Ja isegi loom on minu loomingule märgatavalt mitte ükskõikne. Tundub, et isegi koer saab aru, et see on mingi ime. Alles paar päeva tagasi tõi peremees garaaži 6 lehte penoplasti, 2 mingit üsna väikest kotti ja väikese rullivõrku. Ilma erilist vaeva nägemata, nautides tegin natuke nõidust. Ja nüüd ongi tekkinud monumentaalne teos, mille ümber pole patka ringmänge teha, sest tehnoloogia on siiski üks ja ainus. Tuleb aeg, kui üks higistada rabab, püüdes teenida prestiižset arhitektuurbetoonist vannide jaoks, mille eest hävitud disainerid ei kõhkle välja pressimast 5 tonni dollarit. Või kogub raha moekate tehiskivist vannide jaoks, mille hinnad on mitmekordselt üles puhutud. Teised aga vaatavad Jaša Koššaki laulukanalit, võtavad 50 dollarit, veedavad mõnusalt aega ja saavad peagi vanni, mida isegi oligarhid kadestavad. Nii et öelge, miks töötada disainerite heaks, kui saab töötada enda heaks? Minu marmoril tundub olevat tegelikult mitme YouTube'ist nähtud tehnoloogia segu. Mina näiteks ei saanud aru, kuidas meistritel õnnestub nii kaua üht pahtliportsu pahtilabidaga vedada. Mul tulid sellised tõmbed ainult umbes 40 cm pikad. Ideaalis oleks hea ühe liigutusega kogu serva ulatuses pahtlit laiali tõmmata. Sellepärast jäävadki tõmmete ühenduskohad nähtavaks. Pealtpoolt on kogu pind silutud valge pahtliga. Seetõttu, kui ma liivapaberiga töötan, toon ma justkui tekstuuri esile. Siin on väga lihtne ka üle pingutada ja marmori tekstuuri läbi hõõruda. Lühidalt, siin on protsess veidi töömahukam kui tellise või looduskivi imiteerimine, mida ma oma varasematele vahtplastis töödele tegin. Kommentaarides oli üsna palju kahtlusi ja kriitikat. Ma saan aru, et need tulid inimestelt, kes ei usu XPS-põhise komposiidi tugevusse. Ma ei väsi kordamast, et see on just komposiit, kus lisaks töötab ka sandwich-paneeli efekt. Ja see, et selle vanni koostises on 90% XPS-i, mida võib nimetada vahtplastiks, ei tähenda sugugi, et vann oleks tugevuselt nagu vahtplastist.
Esimesel katsel tuli mul marmori viimistlus välja selline. Ärge olge liiga karmid. Muidugi võiksin ma oma tänase intuitiivse disaineri positsiooni taha peitu pugeda. Näiteks öelda, ma olen kunstnik, mina näen marmorit nii. Aga on selge, et täiuslikkusest on meil kaugel ja on mille kallal tööd teha. Aga ma mõtlesin, et need on ju ainult mustrid. Neil pole mingit muud funktsiooni peale dekoratiivse. Kui need lihtsalt õigesti paigutada, pakuvad need rohkem silmailu. Seejuures oma hind ei muutu. Ja kuna peamine teema on odav disainvann, siis otsustasin sellega piirduda. Selle ajaga suutsin ma garaaži nii tolmuseks teha, eriti pärast seda, kui sinna ilmus täppisinstrument, 3D printer, et teise katse marmoriga olen valmis tegema alles vabas õhus, kui ilm soojemaks läheb. Aga kui natuke harjutada, siis pole see tegelikult üldse keeruline. Jälle läheb käiku kruntvärv. Ja kui sellist vanni teha näiteks korteris remondi ajal, siis see ongi just see, mida arst välja kirjutas. Sest üks tolmune protsess ei sega teist tolmust protsessi. Aga garaažis tuli kolistamisega vaeva näha. Pealegi reageeris koer kogu sellele segadusele vaikse etteheitva pilguga. Üks mitteuskujatest kirjutas, et ma ei teinud vanni, vaid maketi. Teine lubas uskuda, kui selline veega täidetud vann püsib terve ööpäeva. Kolmas on kindel, et kui ma serval istun, laguneb vann ära. Väga varsti saabub tõehetk, olge kannatlikud. Ostsin kõige odavama vannisifooni. Valisin õige läbimõõduga kroonsaega puuri. Sobis täpselt see, millega ma sattusin kruvi otsa, kui ma tegin mitmekorruselist lindude pesakasti. Seetõttu polnud üldse kahju sellega vanni puurida. Sellise vanni tegemisega ei riski me millegagi. Oma hind on tühine. Tegime valmis, katsusime, keerutasime. Ja kui ei meeldi, siis aeda sobib see kindlasti. Kui aeda pole, saab alati kinkida neile, kellel on. Kingitus hinnatakse kindlasti ära. Vann vajab samuti alust. Aluseks otsustasin kasutada eelmiste projektide jääkidest järele jäänud PPS-i tükke. Vanni põhi tuli nõgus, et vesi korralikult ära voolaks. Aga alus peab seevastu olema võimalikult tasane. Alla on vaja ruumi sifooni jaoks. Seetõttu ei saa aluseta hakkama. Esimese kihina panen Benopleksi jäägid nii, et need järgivad vanni põhja kuju. Otsustasin ühtlase pinnani jõuda, muutes liimvahu kihti. Siin teen vea, sest ei niisuta pinda eelnevalt. Liim armastab niiskust. Ja ka vahu hobusega panin üle. Sellise vanni aluse võib probleemideta teha puidust ja rauast. Aga see on võib-olla kõige odavam ja lihtsam variant. Majal on juba vann olemas, aga selle plaanin paigaldada õue, vabaõhu alla. Täiendades meie Benopleksi maad. Aga puit on õues kapriisne ja mitte kuigi edumeelne materjal. Teise osa niisutan juba eelnevalt ja vahtu panen vähem. Teine osa hakkas kõvastuma märksa kiiremini kui esimene. Vahu teine osa alusest polümeriseerus täielikult, aga esimesel kõvastus ainult servadest. EPS ei lase veeauru läbi ja ilma niiskuseta võib vaht väga kaua kõvastuda. Seetõttu rebisin esimese osa lahti ja kleepisin selle uuesti juba niisutatult. Aluse täpse viimistluse teen juba saega. Seetõttu ei olekski vahukihi muutmise pärast pidanud eriti muretsema. Kleepida EPS lihtsalt suvaliselt ja siis kõik korraga saega sirgeks lõigata. Oleksin säästnud liimvahu käelt. Aga ma püüan alati leida kõige lihtsama lahenduse, mis ei pruugi tegelikult üldse nii lihtne olla. Viimistluse viimased lihvid skulptorilt EPPS-ile. Kõik on tugev ja usaldusväärne. Nüüd on nagu apteegis või peaaegu. Ma olen juba aru saanud, et kui vann katsetel laiali ei lagune, siis $50 sisse ma kindlasti mahun. Ja sellest võib isegi saada ülimalt kasumlik äri garaažis. Tuleb vaid natuke tõsta teostuse kvaliteeti. Ja see on tehtav. Ma arvan, et selliseid vanne saab hõlpsasti müüa $500 eest. See tähendab umbes 40 000 Vene rubla või 15 000 meie Valgevene rubla. Ja see on oluliselt odavam kui ükskõik milline disainvann. Samal ajal on kasumlikkus väga korralik. Lausa 1000%. Kuidas sulle selline asi, Elon Musk? Alguses suudan isegi mina 10 sellist vanni kuus vabalt valmis teha. Edasi tuleb äri laiendamine. Naine, pojad, tütar. Annan selle idee väikeettevõtjatele. Täna olen ma helde. Edasi läheb kõik tavapäraselt.
Kõigist läbimõeldud siseviimistluse variantidest meeldib mulle kõige rohkem vannitoa akrüüliga valamise variant, mida kasutatakse vanade vannide restaureerimiseks. Aga kui ma vaatasin internetist, kui palju see maksab, sain kohe aru, et $20 viimistluse peale ma kindlasti välja ei tule. Ja siis sattus mulle kätte vannide ja keraamika jaoks mõeldud aerosoolvärv. Ma ei teadudki, et selline asi olemas on. See on mitu korda odavam kui akrüül. Lähimas suures ehituspoes oligi see olemas. Käisin ära, ostsin 2 ballooni. Katsin värava polüetüleeniga kinni. Eemaldan pinnalt tolmu. Võtsin naise küünelaki eemaldajat. Rasatustan pinda. Kui hakkasin värvima, tundsin väga tuttavat värvilõhna. Värvi, mida väga tihti kasutati enne akrüülvärvide aega. Kui lugesin purgi pealt koostist, selgus, et see on tavaline alkiidvärv. Ma ei osanud arvatagi, et väikestest purkidest värvides võib õhus tekkida nii suur aulude kontsentratsioon. Õnneks oli mul käepärast vana respiraator. Seetõttu ei hakanud purgid minuga rääkima. Ühes standardses purgis on 520 milliliitrit värvi, koos gaasiga, mis tagab selle pihustamise. Tegelikult on balluunis ainult 300–350 grammi värvi. Ühe balloone hinnaga saab osta purgi head alküüdvärvi, mis kaalub 1–2 kilogrammi, sõltuvalt tootjast. Oleksin varem teadnud, oleksin kohe ostnud tavalise alküüdvärvi purgi ja veelgi rohkem kokku hoidnud. Kui värvime vanni mitme usaldusväärse alküüdvärvi kihiga, saame veel ühe hüdroisolatsiooni kihi. Esimene, tuletan meelde, tagab täielikult vett mitte läbilasva pinna. Vanni väljastata tavaline akrüülakk, mis sobib kivile, tellisele ja betoonile. Hästi järele proovitud, igasuguse ilmaga sobiv variant. Aluse viimistlusega ma eriti ei vaeva, tahan juba kiiresti katsetamise juurde asuda. On olemas ka alküüdlakk. Kui ma oleksin varem teadnud, et need lakid ja värvid sobivad vannide jaoks, oleksin ka sisepinna marmoriks maalinud. Ilma liigse pingutuseta selle viimistlemisel. Kiviraidurite mitteideaalne töö jätaks veelgi rohkem ehtsuse mulje. Üks selle vanni suurimaid plusse on see, et seda saab isegi üksi ümber pöörata. Ülevoolu pole ma veel teinud, sest ma ei tea veel, kumb pool jääb meil esiküljeks. Lugesin nii palju kommentaare, et kartsin garaažis katsetada. Miks te mind nii ära ehmatasite? Nüüd pean siin külmas proovima. Ägedas disainvannis saab furnituuri pealt kokku hoida. Sinine kork viitab millelegi retro. Ma olen ju nüüd disainer ja näen stiili just nii. Ma unustasin, kuidas sellise kujuva anumate mahtu arvutatakse. Seega arvutame koos 11-liitrise ämbriga. Esimene ämber. Teine ämber. Valan sooja vett. Kolmas ämber. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Väsisin kandmast. Õuekraan on talveks kinni keeratud. 19. 20. 21. 22. Oleks suvi, kindlasti ujuksin, aga külmetus sai võitu, halastav. 23. Kokku 250 liitrit. See on väga suure ostetud vanni maht ja tundub, et mahub veel sama palju. Mahuga panin selgelt üle. Aga see on ju disainvann pseudorikastele. Ja sellised vannid ei tohigi olla väikesed. Seetõttu teen täieliku katse 500 liitriga, siis kui ilm soojemaks läheb. Vabandage. Ja ilmselt teen sellest eraldi, ilmselt ülikese video. Sarnaseid tegin meie EPP-st minibasseini kohta, mis on valmis vastu võtma juba 4. hooaega. Õhtu on käes, aga vesi on ikka veel soe. Disainvannis, mis on tehtud betoonist või tehiskivist, oleks vesi juba ammu hakanud külmuma. Seega, et kindlasti mitte maha magada selle vanni kõige põhjalikumaid katsetusi pärast päris kasutamist, koos kõigi arvutuste ja märkustega, pange kindlasti suur põhjal püsti. Tellige kanal Pesni ja Šekasjaka. Tellige Rutub, VK Grupp, TikTok ja Zen. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele, siis teid kindlasti teavitatakse. Las valitseb rahu kogu maailmas. Aitäh!
video alguses lubasin rääkida suurest ja väikesest apsust. Suur aps olen mina. Väike on see, et sifoon tuleks soovitatavad natuke põhja sisse suruda. Paar tilka vett ei voola ära. Ja ka ootamatust projekti lõpust. Neile, kes sellesse ei uskunud, on see tõesti ootamatu.